No nii, sõbrad ja seltsimehed unetud. Tegin nüüd sellise vea, et sattusin uuesti vaatama kooselu.ee saiti. Täpsemini see sait on vist maas. Mina ei võtnud maha. Aga YouTube'is on need videod endiselt nähtaval. Ja tunnistan viga, et olen jälle siin omalt poolt siis video kommenteerimas. Sellise toreda tüdruku, Tartu tüdruku originaalis. Nagu Liisi Eesmaa etteastet. Ma tahaks küll, et ma sellega teeks midagi kasulikku Eesti jaoks. Ma ei teagi, mis see olla võiks. Kutsuksin talente koju, eks. Aga nagu ma ütlen, et annad asjale näpu, võtab kohe käe. Et vahepeal ma sain muuseas teada, et kogu see kooselu projekt, siis kooselu.ee projekt ongi Peeter Rebase poolt ellu kutsutud. Sellist infot sain ma vähemalt. No ja mis ikkagi on, võt, kus kaval pea, et oma nagu eelmises Piret Järvise poole suunitletud kommentaaris ma just ka Peeter Rebast kõvasti nagu üritasin nahutada. Seal oli küll tegelikult see taust, et kunagi, mis see oli mingi 1,5 aastat, 2 aastat tagasi. Ta kukkus Facebookis kõva häälega pröökama, kui ma kust Evelin Ilvesele kätte ei andnud või midagi. No mingisuguse ülima solve enda jaoks ta sellest teguviisis leidis ja nüüd siis tuleb välja, et on ta palunud Liisi Eesmaal sellest ka asjast midagi arvata. Mina siin valvekommentaatorina olen käivitanud siis ka oma kaamerad ja olen sellest Liisi arvamusest midagi arvamus. Mina olen moedisainer Liisi Eesmaa ja räägin teile siis armastusest või kuidas mina seda näen. Et üks kõige vägevamaid, üks kõige võimsama tunne on leida endale siin maailmas mängukaaslane. Keegi, kellega koos kasvada, avarduda ja kellega seda maailma avastada. Ja armastus ongi selline tunne, mis on vist kõige siiram ja ausam ja kõige tähtsam tunne üldse siin maailmas, et see on selline tunne, kui sa saad kellegi eest jäägitult hoolida ja see inimene muutub isegi tähtsamaks kui sa ise. Armastav inimene on õnnelik inimene ja kuidas saaks kellegile sellist õnne üldse keelata? See on minu jaoks täiesti arusaamatu, kui mingil hetkel hakkab ühiskond panema inimestele päiseid pähe ja mingid inimesed selle tõttu peavad elama väga piiratud maailmas ja ei saa elada nii õnnelikuna kui teised. Oot, Liisi, nüüd täpsustus. Esiteks, mina ka väga armastan sind ja sinu venda Heikit samamoodi, eks. Aga jääb nagu selgusetuks, et millest sa siin nüüd õigupoolest nagu räägid. Sest et juhul, kui ühiskond mingil hetkel hakkab panema päitsid pähe inimestele, mis jääb ka mulle ausalt öeldes arusaamatuks, välja arvatud juhul, kui need inimesed, kellel päitsid pähe pannakse, pole ohtlikud A enesele, B teistele, C nii A kui B.
eks. Aga nüüd väita, et selle kooselu vastaste puhul oleks tegu päitsete pähe panemisega, mis on selle Peeter Putsi Rebase tõenäoliselt nagu hiiliv väide kogu selle kooselu EE projekti puhul, mida mina ausalt maha ei võtnud, viitab nagu sellele, on vale, see väide on vale ja viitab nagu sellele, et kogu, ta mitte ei viita, aga ta otseselt osutab sellele, et kogu siis meie senise eksistentsi jooksul ongi nagu need päised ju siis nagu peas olnud ja nüüd me üritame siis neist peast nagu ära kakkuda. Mis tekitab küsimuse, Liisi, kus sa nagu varem olid? Miks sa nagu varem ei nõudnud siis neid päiseid nagu, et peast ära võetaks? Ja no, ma ei taha nagu pateetiliseks muutuda, aga noh, siis kui mind taas kord 48 tunniks minu vabadust piirati koos sunniviisilise psühhiaatrise ekspertiisiga, siis ainus inimene, kes mulle väidetavalt tahtis kooki tuua, tõsi küll, seda kooki minuni ei jõudnud, oli Kalev Rebane, vana kuradi kapipede ja neonants. Et eks see armastusel ole ka nagu mitmeid vorme, aga Liisi, et sina mulle kooki ei toonud, samas kõik need gei, lesbi, bi, trans inimesed on ju ka seni rõõmsalt organiseerunud, Eesti LGBT ühing on olemas, meil on palju voolanud vett ookeani alates Freddie Mercury AIDSi surmast. Eks AIDS tegelikult on paha asi ja noh, kipub levima anaalvahekorra kaudu. Noh, et sa peaks kuidagi armastusele päitseid pähe panema, aga noh, variant A äkki oleks, et näiteks siis teeme hoopis sellise suurepärase kampaania, et leiutame siis tõesti nagu HIV tõhusa vaktsiini, et saaks nagu rahulikult seksida. Ei peaks mõtlema, et mingi immuunsüsteem totaalselt üles ütleb. Okei, ma olen liiga kauaks jäänud lobisema. Kes tahaks näha õnnetuid inimesi enda ümber? Tööl, järjekorras, kaubanduskeskuses. Kes tahaks näha õnnetut naabrimeest? Et armastus on selline meeletu kiirgamise, inspiratsiooni ja helendamise tunne. Et ma ei kujuta ette, miks seda peaks kellegile keelama. Ja sa Liisi, mina ka ei kujuta ette. Tegelikult ei saa valida, keda sa armastad. See ei ole selline ettekirjutatud stsenaarium. Nii, ma nägin seda ilusat noormest, ma nägin seda ilusat neiut, ma hakkan nüüd teda armastamas, ma tahan teda armastada, ta sobib mulle ideaalselt. Päris maailmas need asjad kunagi nii ei lähe ja see tunnete rägastik ja rollercoaster on alati palju keerulisem. Minu nägemus ongi puhtalt õnneprintsiibil, et õnnelik inimene võrdub õnnelik ühiskond, võrdub õnnelik maailm ja inimene, kelle ei ole armastust, on tihtipeale väga õnnetu inimene. Tegelikult mina näen, et Liisi on siin lihtsalt häbitult kasti pandud. Tal on nagu mingid omad selged filosoofilised vaated asjale ja lihtsalt võib-olla moedisainer kah, eks ei ole nagu aega päriselt seda kooseluseadust nagu lähemalt uurida. Liisi äkki ei teagi, kui nagu pealiskaudne see kooseluseadus on. Ja kuivõrd mitte mingeid garantiisid mitte kellelegi anda, kõige vähem loob see kooseluseadus kahele inimesele mingisuguse seni olematu võimalus üksteist armastada. Absoluutselt mitte.
see kooseluseadus tegelikult ta ei võimaldagi mitte midagi. See on lihtsalt nagu mingisugune ühiskondlik rituaal. Aga no see ei väljenda armastust. Jumal hoidku. Kaugel sellest. Vara jagamist võimaldab see. Vara jagamist, Liisi. Aga nii nagu sa ei saa valida, keda sa armastad, siis kujutan ette, et nagu see vara jagamise mitte täielik spetsiifika nagu ka ei takista sul tegelikult kedagi armastada. Eksin ma, Liisi. Kooseluleping sõlmitakse notariaalselt tõestatud vormis, bla 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 bla. Ja siin on lihtsalt paar pärlit, mis ma tahtsin ette lugeda. Noh, 4.2. Kooselulepingu sõlmimise kehtetuks tunnistamist ei ole õigus nõuda, kui pool on varjanud oma varalist seisundit. Mingi täielik jura, Liisi! Sa nii armsad sa seal taidlesid. Kahjuks oli Peeter oli isegi kommentaaride postitamisel YouTube'i videole ära keelanud, aga ma oleks muidu midagi head sulle sinna kirjutanud. No nii, kooselulepingu sõlmimisega kohustuvad kooselepingu, elulepingu sõlmijad üks sõlminud pooled, teine teist vastastikku toetama ja ülal pidama. Täiesti mingi defineerimatu pläma, noh. Ma mõtlen nii palju kui sellest ülalpidamisest ja toetusest. No nii palju kui nagu saad aru, nagu minu mingist et ilus tüdruk, ilus noormees. Nagu sellest ei sõltu, keda ma tegelikult armastan, siis sellest ülalpidamiskohustusest sõltub see veelgi vähem. Aga mis ma tahtsin nagu lugeda on nagu täielik jaburus. No ühesõnaga siin üldsegi midagi eriti sätestatud pole. Siin on nagu ref ja sotsid on nagu oma kuradi musta maagiat praktiseerinud. Ja siis on mingid viited mingitele seadustele, noh. Nagu see kampus väitis, et pange perekonnaseadusse see punkt sisse on asi vaska. Aga no siin on nagu mingid sellised finessid. Nii, Kaldalu otsib. Skännib. Raalib võiks isegi öelda. Oot, ma pean siin Ctrl F vajutama. Ebaõig. Otsime ebaõig. Ja. Kooseluseadus. Saali tekst. Peale teist lugemist või enne, noh. Nii. Paragrahv 15. Registreeritud elukaaslase suhtlusõigus. Ja õigus lapsendada. Punkt 4. Registreeritud elukaaslane võib kooselulepingu kehtivuse ajal. Juba praegu läheb nagu asi vitsa umbseks, et kus see armastus siin oli. Kooselulepingu kehtivuse ajal lapsendada kolmanda isiku lapse või lapse. Kolmanda isiku. Et kes see on? Kas selle inimese õigusi ka kuidagi tagatud või? Tere, kas lapsed ei sünni armastusest siis või? Kas me oleme nagu jõudnud sellesse staadiumisse, kus me leiame, et lapsed sünnivad mingi sellist suht tundetust tonksimisest. Aga võt pärast. Siis kui meil on see pere, kuhu see laps siis nagu saab. Võt siis seal peres, kus on need kaks armastavat inimest, siis see laps ka saab nagu enne kui see mingi see füüsiline tegemine oli paha ais oli ainult seal. Seal ei olnud mingit armastust. Okei, see on lihtsalt üks natuke utreeritud väide, mida ma siin välja toon, aga noh, Liisi, sa oled noor naine. Mõtle nagu tegemise peale ka, ära mõtle nagu, kuidas seda kasvatada. Aga ma loen selle fucking paragrahvi 15.4 ilma ühegi lisakommentaariti ette, et te saaksite ka naerda. Nagu mina siin naersin. Mitte läbi pisarate, aga no ega sul nagu väga okei ei ole, et meie riigis selliseid seadusi vastu võetakse. Paragrahv 15. Punkt 4. Või lõige 4 või? Lõige 4 vist, jah. Sulud 4 sulud. Kinni. Registreeritud elukaaslane võib kooselulepingu kehtivuse ajal lapsendada kolmanda isiku lapse või lapse, kelle vanem ei olnud enne elulepingu sõlmimist
teine registreeritud elukaaslane. Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud piirangud oleksid registreeritud elukaaslase suhtes äärmiselt ebaõiglased. No kes kurat hakkab seda mõõtma, mis asi on seal ebaõiglane, õiglane ja mis on äärmiselt ebaõiglane, sest et selle seaduse järgi saades aru, et seadus mõõdab kõigile ühtemoodi ja ühesuguse rangusega, peaksime nagu lähtuma, et kui on ebaõiglane, siis ei saa lapsendada. Aga kui on äärmiselt ebaõiglane, no vot siis saab. Ja siis meil on mingid talaarides vanahärrad või prouad. Mõned on neist näiteks Johannes Hinti siin hiljuti represseerinud kodanik. Nagu eriti nagu nõvedalt nagu veel vabandas seda ennast, katsus välja vabandada, et et mis mina selles osas, mis mina süüdistasin, oli kõik jumalast tegelikult süüdi olid inimesed. Tegelikult ei ole mitte sittagi, need lihtsalt kuradi kunstlikult nagu Johannes Hintiate, kes oli või? Oota, oli ikka Johannes. Vist oli Johannes Hint. Tõeline Eesti mees. Tõeline Eesti mees oli Johannes Hint. Ja need sitad, kes teda süüdistasid ja vangi saatsid, et ta vangis suri. Need on praegu riigikohtunik Eestis. Kuradi mutt raisk. Samas Ekspressis oli intervjuu siis, kus minu kuradi epopöa, kuradi Obama nagu... No ma kirjutasin Obamale Eesti tuleku puhuks luuletuse. Oletasin, et Eestis kui sellises toredas hästi internetivabaduse riigis, nagu Ilves väidab, on ka mingid reaalsed vabadused ilma internetita veel säilinud, et nagu võib näiteks luuletada. Paraku 2. oktoobri, septembri hommikul siis tulid mulle kapopoisid ukse taha plõmmima. Mul on sellest ka video. Eks, aga kus ma nüüd olingi? No oli siin see paragrahv 15 lõige 4, et kui on nagu äärmiselt ebaõiglane, siis see kuradi võib-olla näiteks seesama Hinti kuradi pedereerinud, nii et Hint vanglas suri. Kuradi riigikoht... Tegelikult siin on küll see äärmine ebaõiglus on siin. Aga see seal ei ole. Aga siin on. Seal on lihtsalt ebaõiglus. Aga siin on äärmine ebaõiglus. Ja tänu sellele üks laps, kes nagu panete tähele üldse siia paragrahvi ei puutu. Me räägime elukaaslasest. Registreeritud elukaaslasest. Nende suhtes räägime me õiglusest. Lastele me anname lihtsalt kuradi 16-aastasest valimisõiguse. Aga nagu see, et kas nad oma isa või ema saavad valida ja neil on päris ema ja isa, kas nad neid üldse näevad kunagi enam. Lapsendame ära, siis peavad ju nägema. Oi, kui valest otsast seda pesakest punutakse, kallid armulinnukesed. Ja Liisi, sinule inspiratsiooni, seda vägevat, vohavat lausa, kiirgust sinu silmadesse ja ka päevadesse, sest et ühest peegelduvad need teise, mis võimenduvad oma vahel.